6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere õhtust, rallisõbrad! Monte Carlo ralli 3. ehk eelviimane võistluspäev on õhtusse jõudnud, kuid meie vaatevinklist midagi rõõmustavat kahjuks teatada ei ole. Ott Tänak oli sunnitud peale 11. katset juba teise rehvi purunemise ja jahutussüsteemi kahjustuse tõttu katkestama. Esikohale eitlevad ikkagi need, kes tegid seda ka eile ja üleeile ehk Sebastianid, Ogier ja Loeb. Ainult selle erinevusega, et tänase päevaga rebis Ogier ennast 21,1 sekundiga ette. Enne kui võtame kõne Monte Carlosse Jaan Martinsonile ja hiljem räägime ka Roland Poomiga, kuuleme otse allikast, mis siis Tänakule täna ikkagi saatuslikuks sai. Jaan on saanud Tänakuga värskelt Monte Carlo hooldusalasi jutule. Ott Tänak, halb päev, ei sooviks säärast isegi sõbrale tavaliselt. Et mis seal juhtus? Esimene rehvi purunemine, millest see tuli? Ei tea, millest tuli. Järgmine asi oli siis 11. katse. Kõik arvasid, et see rehvi valik oli kahtlane, samas Thierry Neuville ütles, et see oli väga õige valik ja ta pani ka teisel läbimisel samad rehvid alla. Et kui kaalutletud see rehvi valik oli? Meie infopõhiselt oli see õige valik. Ja sellega oleks korralikult välja vedanud, kui ei oleks probleeme tekkinud? Ei vedanud välja. Räägi seal lihtsalt libisesid sealt ühest nurgast ära ja siis esiotsaga vastu kaljut. Täpselt. Rehv katki? Radiaator katki. Proovisid ikkagi kuidagi moodi sinna rehvi vahetuspunkti jõuda, aga ikkagi jäid seisma. Ütle, kas rehvi oli nii palju alles, et oleks sinna kuidagi moodi välja vedanud? Rehvi oli alles, aga mootorile hakkas raskus minema. Homme stardid loodetavasti? Ei oska öelda hetkel. Aga oleks vaja startida, et autot paremini tundma õppida ja... Iga kilomeeter alati abiks. Ja punktikatsepunktid ka. Aga selge, aitäh, Kott. Tahtsin küsida selle punktikatse kohta, et tegelikult selle lõpuosa olete päris juba paar korda sõitnud ka selle ralli jooksul, et kui sa nüüd vaatad, et kas kui auto nüüd homme korras on, et kas seal on võimalik siis nii-öelda teistele või Toyotadele, Fordile vastu saada? Ei oska öelda, ei võita. No nii, Jaan, kuulasime sinu video ära, ütleme nii, et sinu häält oli seal rohkem kuulda kui Oti oma, et ei ole väga jutukas Ott hetkel, et mis on ka mõistetav, eks? No absoluutselt, probleemid on erinevad, kui minul läheb rehv katki, mul on hea autokindlustus ja jätkan auto tee äärde, võtan takso ette, aga temal läks ikkagi, no vaadake seisu, tegelikult täna oli täiesti 3. koht kas just võtta, aga igal juhul oleks 3. koha pärast võitlust olnud küll ja veel, kui Otil oleks kõik sujunud nii, nagu oleks pidanud sujuma. Et sellest on tegelikult kõige rohkem kahju. No räägime kõigepealt rehvi valikust. Hyundai mehed Ott ja Neuville olid siis ainsad, kes ei võtnud rajale kaasa mitte ühtegi talverehvi, ei lamelli ega naela, mis teistel oli vähemalt kuhugi rataste alla panna. Neuville ütles, et see on igati õige valik, läks sellega siis ka pärastlõunal peale, aga temal said saatuslikuks teised probleemid. Oti vaatevinklist ei tundunud väga õige valik või kuidas? No kunagi ei tea, eks me räägime kõik sellest ühest kurvist, kus ta oli välja vajumas ja siis sellest, et rajale saada, seal oli ikkagi tõmbas järgult rooli ja sõitis nokaga vastu kaljut, eks. See on tagantjärgi on kõik targad, eks. Oleks seda nurka olnud, oleks olnud hullu, ma arvan. Jah, rehvi valik oli nii nagu nii, aga vaata teine asi oli see, et Ott ja Neuville pidid ründama. Et see on põhimõtteliselt kas käsi kullas või see samune mullas. Et kui sa lähed täpselt sama rehvi taktikaga nagu teised, siis on väga raske midagi suurt ja tõsist tagasi teha. Et kui me vaatame seda hommikust seisu, millega nüüd
välja mindi, siis me räägime isegi, et kui sa oled sellel 11. jäisel kiiruskatsel, oled teistest pool minutit kiirem, juba hakkab rõhnama isegi Mägi-Koa järele. Et selles mõttes, ma ei ütleks, et see valik algusest peale väga vale oli, aga tagajärg oli halb. Ja muidugi kurb on see, et Tänakul oli ainult üks farurehv kaasas. Teisalt jälle, eks, et vesi hakkas radiaatorist välja jooksma ja ega ta ei oleks niikuinii ilmselt saanud edasi sõita, nii et seal oli nagu 2 probleemi, aga huvitav oli see, ma tulin Toyota boksist mööda ja jalutasin Jari-Mati Naktal selja tagant läbi ja tema just tekkis telefoni teel kellegiga rääkis ja just ütles, et Hyundai mehed läksid pehmete reppidega välja ja ütles, et see oli ikkagi väga raju valik, aga ta ei öelnud sugugi, et on vale valik, et ta on raju valik. No nagu me nägime, siis viimaseks katseks tegid ju sama valiku ka legendid ise, et kõigepealt lööb ees ja siis Ogier kopeeris tema valiku ja lõpuks pärastlõunal see tunduski, et on täitsa õige valik. No ma miski pärast arvan ka, et vaata siin ongi jällegi, vaatame asja natukene erinevalt, et Ogieril ööd esimesel läbimisel nad pidid ikkagi minema kindla peale välja. Neil ei olnud millegagi riskina, nad on pikalt teistest ja võtavad kõige turvalisema valiku. Aga sealt edasi juba vaatavad, et mis on, kus on. Et jälgivad, mis on õige, mis mitte. Et ma arvan, et võttegi õige valiku, aga lihtsalt ainult üks jäine kurv sai saatuslikuks. Millised need meeleolud üldiselt seal Hyundai boksis on, et Ott väljas, Neville ka põhimõtteliselt suurest mängust väljas, kuigi punkte siit peaks mingeid võtma, aga nägid sa näiteks tiimibossi, kuidas seal teiste näod olid? Ei, tiimibossi ei näinud jah, siis me pääsesime sinna boksi intervjuud tegema, seal oli siis ainult pressi esindaja ja hulk mehaanikid, et tiimibossi seal ei olnud, et võib-olla õhtul lähen ja vaatan, kui pikk ta nägu on, aga see nägu on ikkagi üsna vähemalt keskrinnani, võib-olla isegi nabani, et kindlasti ei ole see kõige parem kõige parem hetk alustada ajutise tiimibossi tööd, et sa oled põhimõtteliselt igat pidi mudas ja nüüd sa pead sealt välja ronima. Kusjuures keegi ei tea ju, et kui kauaks ta sinna tiimibossiks jääb ja ega ei ole tore. Ei ole tore, aga Kalle Roompere kuidagi on täna üles leidnud. Oled sa soomlastega rääkinud, mis siis Kallele pähe lõi, et kus ta nüüd järsku siis selle autoga nii sinasõbraks sai? Ei ole jah, soomlasi ei ole näinud, nad ju ei ole siia lõppu veel nii tulnud, sõikevad kuskil poole Prantsusmaa peal, aga ütleme niimoodi, et noor mees võib-olla esimene päev lihtsalt hartis natukene seda Monte Carlo rallit ja täna siis muutus julgemaks, võib-olla sai eilsest natuke kogemusi juurde ja ega Kalle Roompere on tegija, seal ei ole mitte midagi öelda, kui sa oled nii noor mees, oled juba võitnud rallisid, et siis on selge, et sa oled ikkagi sõidumees. Natukene veel kogemusi, see jutt, et ta nüüd sel aastal hakkab juba maailmameestritiitli pärast võitlema. Samas jälle, mille sa tea, vaata, kui Tänakuga juhtub ja juhtub Neville'iga ja juhtub Evansiga. Evansi värk oli küll, väga kummaline, täiesti tühjas kohas sõitis ta parema esiotsaga vastu kallast ja sealt vajus auto teisele poole välja, et sellest ma ei saanud aru. Et seal ei olnud puhas asfalt, kuidas saab niimoodi teha. No Evansi puhul mulle tundub, et oleks antud luba kohe köis ette siduda, siis võib-olla oleks pääsnud isegi punktid mingid. Jah, aga seal on selge, et seal öeldi ka, et
turvamehed käitusid täiesti õigesti, et kuna sealt oleks võinud autosid tulla ja kõiki köis on sul üle tee ja sellest oleks suur jama juhtunud, et siis oleks nad pidanud ees autot kinni pidama ja see oleks kogu selle katse lõppkokkutes ära rikkunud, et kuigi nii ta lõpuks ikkagi läkski. Tagumistele meestel oli rikutud see katse. Kuule, aga esikolmikus on sellised vahed, et 21,1 sekundit kaotab lööb Ožeele ja üle minuti Priin lööbile, Rompera jääb Priinist maha 37,8-ga. Võid sa täna õhtul juba, ma ei tea, esmaspäevased lehelood valmis kirjutada või? No põhimõtteliselt küll, ma arvan küll, ainult siis punktid tuleb otsa liita, et siin nagu suurt midagi teha ei ole, et ma arvan, et need mehed ära ei käkerda ja homme toimub siiski kulgemine, ainukene, kus gaas põhja suutakse, on punktikatse, aga seal ka ei pruugi kõik mehed endast viimast anda, no näiteks Ožeel ja Lööbil ei ole ju seal mitte midagi püüda, mis nad enda punktidega peale hakkavad. Et pigem nad võtavad punktikatsel asja rahulikult just selleks, et nende tiimi nii-öelda esinumbrid, kes osalevad kõikidel rallidel, et nemad saaksid võimalikult palju silmi. Et ma arvan, et seal läheb selleks mängus. Igatahes läks siis täna nii, äkki homme päike paistab natukene eredamalt. Ega praegult pole teada, kas Ott tagasi tuleb rajale või mitte? No tiim ise arvas, et tuleb küll ja Ott ütles ka, et tal on kilomeetrid vaja, nii et ma loodan, et ta tuleb, aga tegelikult eks see ralli on vähemalt Oti koha pealt nii ära lörtsitud ja kusjuures mul on ju kolm rallit järjest on Monte Carlo kuntsu läinud, et põhimõtteliselt ma saan siin nautida sooja ilma ja olla pettunud, et ma hea meelega kirjutaks vägevaid artikleid. Enne seda ju kolm aastat, kui Ott poodiumil oli, et siis oli ehe rõõm Monte Carlo rallil olla, aga nüüd ei ole nii tore. Ei ole tore siin kaugelt Tallinnaski neid jutte rääkida, aga igatahes aitäh sulle, Jaan, täna. Räägime homme uuesti. Räägime homme. Davai. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Jätkame nüüd juttudega Roland Poomiga, võtame selle päeva seiklused vähe pikemalt kokku. Hakkas pihta siis kohe esimene kiiruskatse meil täna 9. Otil rehv puruks ja kaotust parematele juba üle minuti ja sellega langes siis poodiumi konkurentsist, kuhu me teda ikkagi eile õhtul veel pidasime, langes kolinal välja 8. kohale. 11. kiiruskatse algas hästi, splitis kiirem aeg, aga siis päästis ühe järsakust alla lendamise, päästis ära sellega, et sõitis hoopis teisele poole vastu mäe külge, sealt läks veel üks rehv ja radiaator ja oligi Oti sõidud põhimõtteliselt sõidetud. Katse lõpuni ta jõudis 50-sekundilise ajakaotusega, aga enne viimast katset oli sunnitud katkestama. No Roland, küsime sinult kõigepealt, oleks sa teadnud, et olud on sellised, nagu nad on? Seal on nüüd hooldusalas, rallimees, küsitakse, et mis rehvid paneme, mis oleks mehaanikutele öelnud, mis sinna taha kaasa visata? No, ütleme nii, et ideaalis valitakse ikkagi, tehakse kompromiss turvalise ja siis võib-olla turvalise ja potentsiaalselt kiire sõidu vahel, ehk siis nii nagu tehti, et 2 naela igaks juhuks visati autosse, aga eks neid kohti on päris tihti, kus selliseid riskantsemaid otsuseid võttes tekitad võimaluse endale tagasi tulla, et kui oli, ütleme siis poodiumi mängust selles mõttes väljas, et siis sellise rehvi taktikaga oleks tegelikult väga reaalne olnud sinna tagasi saada, kui see oleks täppi läinud. Aga selles mõttes see ei läinud, et see ei andnud mingit eelist, eks kui ta oleks selle katse lõpuni sõitnud, võib-olla ta oleks seal suht ühes augus olnud, et ega me seda nüüd lõpuni ei tea. Mis sa selle 11. katse avarii kohta ütled, kas seal mängisid rehvid rolli või mitte?
kindlasti mängisid. Et see on selge, et kui on naelad all siis, ja libedates oludes, siis autot on vähe lihtsam seisma jätta ja teda joones hoida. Et seal oli näha, see parem kurv läks päris ääre peale juba ja ega seal enam midagi teha ei olnud. Et naelaga kindlasti oleks see auto tõenäoliselt seda hoogu saanud rohkem maha pidurdada sellel autol, et jah, ega seal midagi teha ei ole, et hea, et ta suutis ära päästa, et ta sinna päris auku ei vajunud, et jättis ikkagi mingi võimaluse jätkamist, kahjuks nii hästi ei läinud. No homme punktikatsele loodetavasti tuleb, et punktikatse võit oleks väga väike lohutuseks. Nojah, selles mõttes, et kogu eelmise hooaja lohutus minu meelest ei käinud punktikatse võit, et vähemalt need 5 punktigi võtta. Et see on minu meelest viimased aasta aega oleme sellest ainult rääkinud kogu aeg, et äkki võtaks need 5 ära. Aga jah, eks me jätame siis samamoodi, et võtame prooviks siis need 5 siitki võtta siis, et hooaja algus vähemalt saaks punktiskoori avatud, ega rohkem nad siis teha ei anna sinna. No nii, ebaõnnesõdur oli täna ka muidugi Thierry Neuville, kellel algusest peale amortidega mingi jama oli, aga võib-olla kõige suurem punktide kaotaja oli Elfyn Evans samas seisus Ott Tänakuga, nii et Tänak paneb tiitlinõudlejaga ühel pulgal. Mis sa Elfyni väljasõidu anatoomia kohta ütleksid? No seal oli selline selge nii-öelda pushimisviga, et seal pandi ikka päris piiri peal ja tundus vähemalt, et sõidust korraks tagasi kergelt hakkas libisema, võib-olla ehmatas ära ja hakkas rooliga korrigeerima ja siis puutus seda sisepilge mäel, aga see juba tõstis või liigutas autot piisavalt tee pealt ära, et vajus kraavi. Vähemalt läks niigi õnnelikult, et tegelikult ju päris hästi läks, et ta seal rullima ei hakanud. Aga jah, selles mõttes puhas sõiduviga, ega seal midagi ei olnud. Kergelt läks pidamine ära ja seal juhtub kiiresti. Juhtus tal ka. Selles mõttes loomulikult kahju, aga ma arvan, et jälle nüüd tiitlimängu võib-olla siis kohe nii-öelda Montes ei alustata, et alustatakse äkki Rootsis. Kas turvameeskond oleks saanud seal olukorras paremini käituda? See oli natuke veider üldse, et seda autot seal teele tagasi tõmmatud. Vahet ei ole, kus riigis ilmselt sinna Põhjamaades oleks see välja olnud, siis Elfyn oleks võib-olla sealt minuti kaadanud ja see auto oleks tee peal tagasi olnud. Aga ei, selles mõttes ma saan nagu aru, et kui see auto sinna jäi, siis eks ta selles mõttes halb koht oli, et kui keegi sinna natuke oleks jälle ka välja hakanud vajuma, siis need autod oleks üksteise otsas olnud. Et ühesõnaga, mis otsus seal vastu võeti, tõenäoliselt oli õige vastus, et ega ma nendele kohtunike otsustele vastu vaidlema ei hakkaks. Lähme siis liidrite juurde. Sébastien Ogier juhtimas Sébastien Loebi ees. No eks ta viimase katsega selle liidri kohta kindlustas ja ilmselt kindlustas ka võidu. Loebil olid kaasas naelad. Me arvasime, et ta paneb need viimasel katsel peale, aga ei pannud, läks slikkidega ja Ogier nägi ka rehvi vahetus alas, et läheb slikkidega või siis nägi enne viimast katset kuskil ülesõidul igatahes, kui nad selle rehve ümber tõssid, aga Ogier näitas, et slikkidega saab seda katset tegelikult sõita küll, kuigi Rovanpera võttis lamellidega katsevõidu 5 sekundiga. Ja selles mõttes see Monte on alati selline see rehvi taktika on hästi kahetsaga asi, et sa võid minna naelaga, sa võid minna slikiga, ja lõpuks sa sõidad ühte aega välja katseaja, et see on täpselt, ei tea keegi, kui palju kilomeetreid jääd, kui palju kilomeetreid lund on sellist täpselt, mille jaoks oleks naela vaja, mille jaoks ei oleks naela vaja. Et see selline oletamine seal kõik on ja seal oli näha, et üks pani slikiga, üks lamelliga ja tegelikult suurt ajavahet ei olnud. Aga jah, selles mõttes, et Sebastianide võitlus ilmselt hakkab otsa saama ja Ogier ikkagi võtab ära. Samas ei saa nagu kurb olla selle üle, et Loeb on ikka üliägeda sõidu teinud. Aga kas sa ei arva, et Loeb läheb homme esimesel katsel natukene survet avaldama? Ma ei tea, ta kuidagi tundub, et ta on natuke nagu
ta üldse sellises kõrges mängus on, et ta on üllatunud. Ma ei tea, kas ta julgeb minna seda üleliigseid riske võtma, et see endalegi ootamatu hea positsioon potentsiaalselt maha mängida. Aga võib-olla esimesel katsel proovib natuke, vaatab, kuidas olukord on ja vaatab, mis see tulemus tuli. Aga ma arvan, et ütleme 20 sekundit päris nüüd püüdma ei lähe enam. Kolmandal kohal on meil Greg Breen. Jah, selline mees sõidab ka, kui keegi aru ei saanud, et vaikselt tiksub seal omas tempos, ootab, kuni eest mehed ära kukuvad, kuni ise on lõpuks šampusega koos. Ma teeks täpselt sama, ma arvan, tema asemel. Täiesti õige lähenemine, sest see on ta esimene hooaeg ja mida ta üldse sellelt hooajalt nagu teha saab. Tal on kindlasti, ütleme, selline 3-4 rallit, kus ta suudab võidu peale, ma arvan, sõita, mida me oleme näinud varasemates aastates. Aga teine asi, mida ta teha saab, on näidata nagu väga stabiilseid ja häid punkte meeskonnale tuua. Hakata siin katsevõitude peale suruma ja see auto sinna kuhugi põõsaste vahele jätta. See tema aktsiatele väga hästi kaasa ei räägiks. Nii et ma arvan, ideaalne töö ja mina panin ta teise koha peale ennustas, kui sa mäletad, et äkki võtab teise veel. Äkki võtab ühe mehe veel, jah. No enne viimast katset juhtis siis Rovanpera ees 58 sekundiga. Viimase katsega võttis Rovanpera, tegi selle vahe 37 peale, ehk võttis 20,4 sekundit tagasi. Ega seal vist enam naginaks ei lähe või kuidas? No, selles mõttes, et oleneb jälle oludest. Need Monte olud võivad muutuda tänu öösel väga palju ja kui need tulevad väga keerulised olud on, peaks olema. Me ei tea kunagi, mis see Monte teeb seal. Siis kõike võib juhtuda, aga põhimõtteliselt ega selline vahe on, mida tavaoludes ei juhtu, et seal kas on ikka sõiduviga vaja või mingisuguseid ekstreemsemaid olusi, et hakkaks seda 37 sekundist vahet Rovanpera Priini käest tagasi võtma. Pigem suurt võitlust küll seal puhta sõiduga ei tule. Kalle Rovanpera, ma ei tea, kas ta eile mängis lolli või kuidas selline erinevus 2 päeva vahel on seletatav? Juhtustel midagi öösel nägi mingit ilmutust, igatahes õppis üle öö kuidagi autoga sõitma, et äkki peaks uurima, et kas auto ikka oli parkfermees või käis öösel kihutamas? Ja, ma ise mõtlesin sama, et kuidas see nüüd juhtus. Aga ma ei oska öelda, et ega ma eile ta neid kommentaare ka üleliia viitsinud kuulata, et mis ta seal tegi, sest see tundus niivõrd igav vaadata, kuidas ta seal kulges. Aga tõepoolest, ma ei tea, kas tehti auto juures midagi või ta siis või ma ei kujuta ette, katsed äkki sobisid paremini, et ühe katse lõpust ütles küll, et see on ta lemmikkatse ja sealt pani ikka väga hea aja. Et jah, ega ei oska niimoodi oletada, mis tal juhtus. Ühesõnaga midagi head taga juhtus. Midagi head taga juhtus, jah. Ja Toomas siis Toyotale 4. koha punktid. No kas Greensmith teist katsevõitu ikkagi ei võtnud, nagu me võib-olla lootsime, et kuhu tema hoog on kadunud? Ma sain aru, et tal olid autoga ikka probleemid täna vist kohe hommikust saati. Et mingi jama hakkas pihta ja ega siis ma arvan, kui selles mõttes nagu suures pildis on vaja see auto lõpuni ära tuua lõpuks, et ma arvan, et oma sellise päris suure missiooni täitis juba ära eile ja siit see ralli lõpetada niimoodi, et see auto tuleb ka finišisse, siis ma arvan, et ta juba saab tähistada, et tegelikult isegi oma probleemidega ta ju täitsa normaalsel kohal üldtulemustes. 6. kohal siis, nagu öeldud, Thierry Neuville, no uskumatu, sellised seiklused vennal aga 7-minutilise kaotusega oled 6. kohal ja enda meeskonna esisõitja. Nojah, Hyundai päev täna ei olnud, seda ei kindlasti öelda. Päris masendav päev, et kas sa said aru, mis täpselt selle Mordiga, ma ei näinud võib-olla seda olukorda täpselt. Ei, ega ta ütles, et tal Mordiga on hommikust saati mingi jama olnud lihtsalt sellel
ühel katsel oli see nüüd see 11 või 12 pigem, hüppas andis lõpuks järgi, hüppas läbi kapoti, enne viimast katset sai veel korda, aga viimasel 3 katsel ei olnud jälle autos eluvaimu sees ja nii ta läks. Ja, no ütleme ikka päris suur pettumus. Ma arvan, et eilsest hommikust alates oli see kogu Hyundai värk ikka täielik pettumus, et vahepeal õnneks Ott natukene, Neville ka ikka vahepeal paari katse peal natukene sellist positiivsust meeskonnale süstisid, aga suures pildis ilmselt nad tahaks juba Rootsi ära sõita, jah. Aga üks Hyundai mees on veel ju tegelikult rajal ja täiesti uskumatu, et ta veel pingutab, sest autosse juba eile tungis ju algusest peale mingit suitsu sisse, kuskil on ilmselgelt mingi leke, kütuseaurud panevad pea valutama, teevad silma häguseks ja põhjustasid ka päris ohtliku väljasõidu, et päris eluohtlik on Oliveri sõit, et huvitav, kes teda sunnib veel jätkama? Ja keegi ilmselt sundida ei saa, aga see on tõesti imelik, et ma saan aru, et see on nagu päris tõsine probleem, et alguses tundus, et see on nagu lihtsalt natuke vingumine, aga tundub, et see on päris probleem ja lahti sellest ei saadud tänaseks, mis on kõige imelikum. Et kui seal autos, mis see päeva pikkus see tuleb, 12 tundi tuleb ära ikka, et kui sa seal pead istuma nii kaua, siis ega ei tea, kas meeskonna poolt ka öelda, et vabad käed, et võid ralli pooleli ka jätta, kui tahad või pead lõpuni sõitma. No ta ütles, et eile juba andis tunda ja kui hotelli jõudis, siis oli knockout põhimõtteliselt. Ja, selles mõttes on see ikka väga ebainimlik ja ma ei tea, kas no ju siis endal on tahtmist piisavalt, et seal suitsu sees midagi sõita. Äkki tehakse homseks midagi paremaks. Võiks ju. Võiks jah. No WRC2 arvestuses nägime ka viimasel katsel natuke draamat. Seal vahepeal Johan Rossellil pandi aega juurde 5 minutit, siis jälle võeti maha. Viimasel katsel Mikkelsen vahetas rehvi. Rossellil oli põhimõtteliselt võimalik tõusta liidriks, aga seal samas Katsuta Katsutast jäime ka veel rääkimata, et Katsuta jäi ju sinna sama kurvi kinni, kus Otki oma radiaatori lõpetas, aga siis Rossell jäi sinna ka kinni ja rikkus sellega oma võimaluse siis liidriks tõusta ja lõpuks langes suisa 4. WRC2 arvestuses siis Erik Kais on 2. kohal, Gregor Munster 3. Rossell 4. Kreasin 5. ja meie sõber Sean Johnston 6. Jah, selles mõttes seal hakkas ka toimuma lõpuks, et kui aus olla, siis nende 2 päevast sul väga palju jälginud ei ole seda R5 arvestust, et seal kuidagi eriti igav on see olnud, aga täna hakkas action pihta. Ja tegelikult, kui nüüd tulemusi vaadata, siis on selles mõttes positiivne, et ega Erik Kais ega Munster minu meelest varasemalt poodiumil ei ole olnud. Et uued mehed poodiumini, et tegelikult homme on põnev vaadata kindlasti, mis seal lõpuks saab. Seal on ka väikseid vahesid Kreasin ja Rosseli vahel näiteks ja midagi oli seal äkki veel või? Ma isegi peast ei mäleta enam. Munster ja Kais äkki ei seal. Ühesõnaga, seal paari on keda ikkagi. Kreasin Rossel 7,3. Just, seda ma mõtlesingi. Ja Johnstonil tegelikult ka veel päris head šansid kas või 5. tõusta või kui Kreasin ja Rossel peaksid oma kempluse käigus välja sõitma, siis ma ei tea, miks mitte 4. Jah, Kreasinil on ju kombeks pühapäeviti ära lõpetada oma ralli, et seal ei tea kunagi, mis saada võib. Aga Johnstoni kohta teate, et teeb ta terve hooaja kaasa või? Ma ei ole kindel, kas ta tervet hooaega teeb, aga enamused etapid, mis siis 8 etappi vist on WRC2 kohustuslik sõita, et ma ei ole kindel, kas ta 8 sõidab, aga tal oli kindlasti tal 5-6 oli, kuhu ta kindlasti läheb. Egas, mis me ütleme päeva kokkuvõtteks? No, ma päeval jõudsin mõelda siis, kui kõik draamad ei olnud veel toimunudki, et Monte Carlo ei vea ikka kunagi alt. Ei vea, jah. Kui eile rääkisime, et ehk saab tänaseks natuke Montet ka näha, siis sai.
hakkas juhtuma ja kohe hommikul hakkas juhtuma. Et see on ralli, mida ilmselt jah, iga rallifänn ootab ja tahab vaadata. Actionit on, ma ei tea, kas Rootsis nii palju on, tavaliselt ei ole, aga nüüd on jälle Solberg Rootsis rajal, et eelmine aasta oli päris vägev Solbergi sõit vaadata, et keegi pakkus vaatemängu. Ma arvan, et nende autoga saab ka Rootsis lõbus olema. No tundub küll jah, et ma ei tea, kas meestel, et see, et üks käsi käib rooli pealt kogu aeg ära, siis on kuidagi actionit rohkem, aga eks ilmselt hakkab jah ka seal juhtuma. Igatahes homme saame veel kokku võtta selle põneva Monte, vaatame äkki homme saame siia sündmuste jalasse veel midagi juurde, kuigi ilmselt läheb tiksumiseks või? No ma arvaks küll jah, et ega seal see vahed on sellised, et midagi ulmelist kellegi seal teha ei ole, mis me rääkisime, mis need vahed olid, no lööb Ogier, vaevalt seal nüüd suureks võitluseks läheb ja Roman Priin ka väga ei usu. Nii et eks siis jah, kas kellegi juhtub midagi sõiduvead või mida iganes, et see saab sellist positsioonide vahet tekitada, aga puhta sõiduga võitlusi väga ilmselt ei tulena. Kui kellelgi küsimusi veel peaks tekkima, kuulajatel kahjuks täna ei tekkinud, siis 6kaik@delfi.ee ootab neid meile meiliaadressile. Aitäh sulle, Roland, praegu ja homme 9.45 jälgige jälle otseblogi ja homme õhtul võtame siis kogu selle pulli kokku. Teeme nii. Õhtust. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.